Oleme Photogenia 2014 messi eelpäeval Canoni pressiüritusel, kus Canon on muude uudiste seas välja toonud ka uue bridge kaamera ja selleks on SX60 HS ja eriliseks teeb ta see, et tal on 65-kordne zoom. Kui eelmisel oli circa 50 korda zoom, siis siin on 65-kordne zoom. See tähendab, et vahemik on kusagil 21 mm kuni 1365 näiteks. Et aga aru saada, mida tähendab üks supersuur kaamera, siis minu selja taga on kaunis Kölni katedraal ja me vaatamegi, kui lähedale me saame zoomida sinna katedraali peale. 65-kordne zoom tähendab just nimelt seda, et me zoomime ja ikka veel zoomime ja muudkui zoomime ja zoomime siia sisse. Ja see on nüüd siis see katedraali torni tipp. Ja tegelikult see on üks hästi asi. Oletame, et me zoomime sisse ja siis tegelikult seda katedraali siit otsida võib-olla ei kannatagi väga, ei leia ülesse. See on üks külje peal üks nupp, mis korraks zoomib välja. Nii et me näeme oma kaadrit. Zoomime sisse, laseme lahti ja me leiame ilusti oma asja üles, millest pilti teha. Vaatame siis kaamerat natuke lähemalt ka. Zoomida saab siit samast nupu juurest, kus me teeme pilti, ehk siis see lüliti. Ja nii kaugele, kelle ta zoomib ja sisse tagasi. Kuigi hea on see, et see saab nii kiiresti kui aeglaselt teha, ehk siis me saame natuke rahulikult ja saame ka täiesti gaasi põhja lükata. Üks huvitav asi, mis me just avastasime, on see, et siin on ka olemas mikrofoni sisend, mis tähendab seda, et see kaamera on täiesti võimeline kindlasti ka videot tegema ja sealjuures välise mikrofoni abil heli salvestama. Kindlasti kaamera mugavuse suhtes kasutamismugavuse suhtes on oluline selline väike ratas siin, ehk siis see on nagu valikuketas, nii nagu me peegelkaameratelgi teame, ehk siis me saame näiteks ava muuta siit või säri aega siit muuta, olenevalt mis režiimis me pildistame. Ja loomulikult režiimi valikuketas, kus on peal ka peegelkaamerale omased programmid, ava, säri prioriteet, manuaal ja ka custom 1 ja 2. Ja loomulikult ka kompaktkaamerast tuntud sellised stseeniprogrammid. Kaamera tagantpoolt. Esiteks meil on keeratav ja pööratav ekraan, mida saab tõesti kallutada, keerata, pöörata, kuidas iganes tahame. Ja kui me paneme ekraani nii-öelda kinnisesse asendisse, siis lülitab sisse elektrooniline pildiotsija. Kui me selle ekraani lahti teeme, siis lülitab sisse ekraani ja elektrooniline pildiotsija lülitatakse välja. Juhtnupud nagu ikka, siis see väljalülitamise nupp, piltide vaatamise nupp ja nii nagu mitmelgi uuel kaameral on ka siin see nii-öelda mobiiltelefoniga kiirühendamise nupp, ehk siis siin on sisse esitatud Wi-Fi ja nii-öelda see NFC, ehk siis Near Field Connection. Ühendusportidest on tal siis kaugjuhtimise puldi jaoks USB väljund ja HDMI, et siis pilte edastada ja patareiluuk. Teeb siit lahti niiviisi ja patareiga samas siis on ka SD-mälukaart. Selline on siis PowerShot SX60 HS 65-kordse zoomiga ja nagu nägite, see 65-kordne zoom on tõesti võimas. Ehk siis me saame pildistada väga kaugeid asju ja see ongi tema ilmselt kõige peamisem omadus.